muuseumi ja minu nimi on Aljona Sõržikova. Mina olen siis filmitegeja. Viimased 12 aastat, viimased 10 aastat teen siin Kärrude muuseumi siin majas viimased 4 aastat. Ja siis praegu olen siin nagu magistratuuri õpilane, õpin akadeemiline ajalugu Tallinna Ülikoolis ja minu diplomitöö teema on naiste õigused ja laste transpordi areng Eestis. Ehk siis natukene teen sisse juhatus, sest meil tuli Pärnus üks tore naispiloot. Aga enne seda ma võtan sõna ja lühedalt tutvustan teile naisi, kes olid piloodid, kes tegutsesid enne esimest maailmasõda, kui lennukid hakkasid lendama. Need olid kindlasti teistsugused kui praegu ja kõik need esimesed naised, kes lendasid, kõik nende lood on hästi sarnased. See juba mina tegin see ülevaade lihtsalt erinevatest naistest, kes olid esimesed. Miks ma ütlen, et esimesed olid nad? Sest täpselt nagu ei saa aru, kes oli see päris esimene. Et me teame, kes esimesena sai load, me teame, kes esimesena lendas üle ookeani, me teame, kes esimesena lendas Eestis, me teame, kes esimesena sai load Venemaal. Aga tegelikult, kui kõik algab, siis kõik ei ole väga täpselt. Ja see esimene maailmasõda muutus tegelikult ja väga mõjutas naiste õigusi. Siin on video, mis ma ei hakka teile panema, aga kõik, kes vaatavad meid YouTube'is, nad saavad seda kirjelduses vaadata ja teie ka saate pärast seda vaadata. See on 20 minutit naised nagu esimese maailmasõja ajal ja siis see on nagu erinevate alade järgi näidatud, mis olid need naised ja näete, siin on täiesti pilt, kus naised lendavad ja nad olid tõesti väga palju teinud ja osalenud. Ja kus mul idee tekkis teha naislenduritest siin muuseumis selle nagu sarja naised lükkuvad. Miks ma otsustasin teha lenduritest? Et olime Milanos ja siis seal ma ostsin sellise raamatu 100 aastat moest. Ja siin on täiesti pilt, seesama, ei ole seesama, aga sama tegelane Helen Dutroux ja siis see on Prantsuse Belgia lendur ja ta oli esimene, kes lendas kõige kauem õhus. Ta püsis õhus tund aega 7 minutit ja tegelikult ta sai load ka samal aastal nagu järgmine tegelane, kellest ma räägin, aga tema väga mõjutas naiste moodi, ehk siis see kleit, mis kogu aeg naine kandis, tema puhul ta mõtles välja sellised kostüümid ja tõesti on nagu näite sellest 100 aastat naiste moest nagu tema pilt, sest see lennukite vastu armastus ja kõik see tehniline areng, see mõjutas ka iga ala. Ja siis, kui nad oli Belgiast ja Belgiast vist ei antud naistele load, siis ta sai hiljem neid nagu load Prantsusmaal. Aga tõesti, ta oli esimene, kes kõige kauem, kes tegi rekordi. Siis esimene naine, selline näitlejanna, kelle nime oli Elise Leone de Roche, aga ta võttis endale pseudonime Baroness de la Roche. Ehk siis ta nagu vahetas oma nime ja mida kõike neid naisse ühendab, et nad olid väga sportlikud, neid väga huvitas tehnika, nad väga hästi nagu õppisid ja tahtsid õppida, mis ei olnud väga tüüpiline tegelikult. Ja kui välismaa, see Prantsuse ja Ameerika ja Belgia naised, nad ei olnud tegelikult rikkades perekondades. Et see oli nende jaoks selline, kuidas ma ütlen, väljakutsed, kuidas said nende lennukitega ja selle tehnikaga ja nad ei olnud väga rikkades perekondades, nad ikkagi pidid ise hakkama saama, eriti see
Ramon de la Roche või Elise Leone de Roche. Ja siis iga naine oli kuidagi seotud mehega, kes oli lendur. Ja siis tema kaudu ta sai ka kas siis kooli või lihtsalt kuskile proovile. Ja siis neil oli enamasti kõigil väga sarnane lugu. Kõik need naised, kõik need nagu ajaloolised faktid, mis ma vaatasin ja uurisin. Siis sel juhul ta sai tuttavaks Charles Bisoniga, kes oli väga tuntud lendur Prantsusmaal ja siis hakkaski osalema erinevatel võistlusel ka. See mees õpetas ta lendama ja tol ajal oli lennuk selline, seal oli ainult üks koht, ehk siis ta nagu nad ei saanudki kahekesti lendama ja see oli tegelikult väga ohtlik, sest tihti olid avariid ja nad kukkusid ja suurid ära ja vist see mees surigi nagu päris nagu kiiresti ära. Ja siis ta oli esimesena, kes saigi nende võistluste ajal piloodi tunnistuse. Ja siis Vene meedias 20. sajandi alguses oli päris palju info selle kohta. Siin on meil üks Ameerika piloot Amelie Mary Earhart, kes oli ka samamoodi väga sportlik, tal oli 2 venda, ta kogu aeg jooksis nendega ja siis kogu aeg nagu osales sellistes nagu meeste maailmas, nagu lapsepõlves, nagu ta ei olnud nagu selline tüdruk. Ja siis tema saigi see piloot ja kõik tema tegelikult nägi, kui ta oli veel laps või tema kodu juures olid need sõdurid, kes olid nagu toodud esimese maailma ajal ja siis ta oli väga huvitatud kuidagi ka aitama ja tahtis ka osaleda. Ja alguses õppis meditsiini ja siis otsustas, et ta hakkab ka lenduriks ja õppis ära. Ja siis ta tegi tegelikult Amelie tegi päris palju rekorde ja siis ta oli ka arendatud seda naisliikumist ja tegi organisatsiooni, kus oli ka naispiloodide organisatsioonis esimene president. Ja siis, kui ma ütlen meie kontekst, siis näiteks Liidia Zverjeva, kes oli rikkast perekonnas, tema isa oli tsaari kineraal ja siis kuigi samamoodi ta oli väga sportlik, ikkagi hüppas kuurist vihmamarjuga, et väga tahtis lennata. Ta jooksis ka poistega. Isa kingis talle kallid ja väga keerulised mänguasjad, mis tal võttis lahti. Ja väga tahtis vaadata, mis seal sees on, kuidas see töötab, kuidas need masinad või mingid mänguasjad liiguvad. Ma ei tea, mis need 20. sajandi alguse mänguasjad olid, mis liikus, aga arvatavasti olid mingisugused. Ja siis ta unistas taevast ja Peterburi juurest Gatšinas oligi selline kool Gamajun, kus ta läkski õppima ja siis juba teda oli esimene naine Venemaalt, kes sai, kelle kohta on see info, et ta sai need load. Aga samuti nendest naistest ma alati ütlen, et see ei ole kindel, et ta oli päris nagu esimene, et võib-olla olid teised, kes ei saanud load, kuna see oli niimoodi, et nagu keegi ehitab seal lennukid ja siis proovib õpetab, nagu veelgi kärus sõidavad poisid ilma loata autodega. Et siis niimoodi, aga info on ainult nende järgi, kellel load on. Ja siis tema ja koos mehega, kes oli ka lendur ja nad tegid Riias ka väike kool ja siis nad tegid ka Riias selline töökoda, kus nad parandasid lennukid ja autosid ja ehitasid ka. Ja siis teada on, et ka Eestis naised nagu proovisid ja lendasid. Ühesõnaga, seesama üks selline nagu kogukond või liikumiskond pikas alas inimesed tundsid üksteise. Ja siis huvitav aspekt, et hästi palju avarii oli nende avarii oli juhtusid tihti, aga Zverjeva suri tühjuses.
siis hoopis teine. Kuigi mitu korda oli nii, et mõtles, et ta juba sureb ja see lennuk juba ei maandu normaalselt, et nagu oli päris mitu korda tema elus ka selliseid olukordi. Ja siis esimene Eesti naispiloot, kes sai load Eestis, see oli Inna Rostfeld ja siis ta sündis Eestis ja talveti nad elasid Peterburis. Isa oli tal tuntud ka minister Eesti ajal ja siis oli tal suur huvi samamoodi selle kõige liikuvat asja järgi. Tema kohta on mõned nagu artiklid ja asjad olemas, aga meil mida tahate nagu lugeda. Terve, olen Elis Ots. Sellel aastal täitub 9 aastat piloodina. Töötan sellises ettevõttes nimega Taimo Sky ja ma olen Pärnu Ruhnu Kuressaare piloot. Kärnus ma olen enne käinud korduvalt, sellepärast et mu vanaisa ja vanaema elavad siit 15 kilomeetri kaugusel Koogiste külas. Et sellepärast see koht on mulle tuttav. Aga see, kuidas ma siia täna jõudsin, on hoopis keerulisem, et raadios olevat olnud räägitud sellest, et tuleb selline vahva loeng ja abikaasa töökaaslane andis talle sellest märku ja tema siis helistas siia ja siis saadeti mind siia. Aga tegelikult ma olen väga hea meel, et ma siia tulin ja aitäh, et kuulama tulete ja siis ma räägin teile oma teekonnast. Kuidas saada pilootiks, et esiteks on vaja seda ideed. Kuidas see idee mulle tuli, seda ma päris täpselt ei oskagi öelda, see on kuidagi kogu aeg minuga koos kasvanud. Algklassides ma juba kirjutasin, et tulevikus saab minust piloot ja tõenäoliselt sealt kuidagi see mõte nagu hakkaski kasvama ja põhikoolis oli see mul juba kindel siht. Ma uurisin, mida peab tegema üldse, et sinna lennuakadeemiasse sisse astuda. Ja keskkoolis siis ma hakkasingi seda sihti hoidma. Et lennuakadeemias esimene eeldus on 2 riigieksamit, vähemalt toona, nüüd on natukene muutunud, et toona oli inglise keele riigieksam ja matemaatika või füüsika. Ma siis valisin matemaatika, püüdsin matemaatikas hästi usin ja tubli olla. Ja tegelikult on nii, et ma sain lennuakadeemiasse sisse teise katsega. Sellepärast, et matemaatika jäigi mulle selleks komistuskiviks ja ma arvan, et see närv oli nii suur, et riigieksamil ma kas just põrusin, aga tulemus on väga hea. Ja siis mul õnneks oli variant 2 olemas, ma õppisin aasta geograafiat, ma tegin riigieksami uuesti, parandasin oma tulemust päris hästi kogu hoolega. Ja siis õnnestus mul uuesti sinna akadeemiasse nendele sisseastumiskatsetele minna ja seekord siis läks kõik hästi ja mind võeti vastu. Et tegelikult need eksamid, või mitte nagu eksamid, aga need katsed on päris sellised intensiivsed seal, et esiteks ongi kõigepealt need riigieksamid ja siis on seal niimoodi, et on 1 päeva jooksul, ma arvan, et see kestus on 4-5 tundi, on isiksuskatsed, et kas sa üldse oma isiksustüübi poolest sobid sinna, hästi palju selliseid teste oli, järjest pead vastama ja siis olid sellised loogikaülesanded, IQ testi moodi ja peast arvutamised, et selline hästi intensiivne kõik aja peale, et sellised nagu ülesanded olid sealt, kui sellest voorust läbi sai, siis oli vestlus ja ma tundsin ka seda, et kui ma teine aasta läksin sinna vestlusele, et ma olin palju paremini ettevalmistunud, et ma nagu teadsin paremini, mis asi see piloodiamet on, mis endast mis see üldse on. Et esimene aasta ma võib-olla natukene jäin toppama, et neid küsimusi oli hästi palju, kommitati ja siis ma tundsin, et appi, ma ei teagi päris täpselt, mis see kõik on, mis see lennundusmaailm on, et siis oligi nagu aasta aega tegelikult hea, sain areneda. Ja lisaks siis on veel see, et kes jõuab sealt intervjuust ka läbi, siis on veel tervisekontroll, et see on ka siuke paras kadavik, et hästi palju inimesi kukub midagi pärast tervisekontrollist läbi. Minul õnnestus ka sealt läbi saada ja siis algaski minu teekond piloodiks õppimisel. Lennuakadeemias õppetöö kestab 4 aastat. Ta pakub rakenduskõrgharidust. Seetõttu oli esimesed 2 aastat selline üldained, matemaatika, füüsika, elektroonika tutvustavad ained lennundusse. Ja siis teised 2 aastat on nii-öelda see praktiseerumine, et siis on lendamised. Hästi palju minu käest küsitud, et alustate ikka simulaatoris lendamist, siis tegelikult on niimoodi, et kõigepealt ikka päris lennukisse
et siin pildi peal on ka näha, et sellise lennukiga alustasingi lendamist, see on Cessna 172. Selline ühemootoriline lennuk, et ega ongi niimoodi, et esimene lendamine ongi, istud sinna sisse ja see instruktor ütleb, et tõuse nüüd õhku ja maandu ja nagu need juhist kätte, et see on päris huvitav, et see simulaatoritreening tuleb tegelikult alles siis, kui juba mingisugune ettekujutus sellest lendamisest on olemas. Ja 4. kursusel, siis kui mul tegelikult, ma ei olnud hüppasin kiiresti üle, et lisaks sellele ühemootorilisele on meil 2-mootoriline lennuk ka, millega siis lennatakse seal koolis, kokku saab 170 lennutundi ja siis ollaksegi põhimõtteliselt valmis astuma sinna lennundusmaailma kandideerimiseks erinevatele töökohtadele. Ja enne kui ma üldse olin saanud selle 2-mootorilisega lendamist harjutama hakata, oli võimalus kandideerida juba tööle. Nimelt otsiti Pärnusse pilooti, kes lendaks Pärnu Kuressaare liinil. Ja seesama liin oli ka sedasi, et ma sain Lennuakadeemiasse sisse 2010. aastal ja see oli ka esimene aasta, kui ma tegelikult esimest korda elus üldse lendasin. Ma tahtsin piloodiks saada, aga ma ei olnud kordagi lennukiga lendanud. Ja ma käisin seal Ruhnus selle lennukiga lendamas ja mul hakkas tegelikult nii väga meeldima. Ja kui ma kuulsin, et nad otsivad uut pilooti, siis oligi see, et sinna ma pean saama. Ja läks hästi ja mind võetigi sinna tööle. Ja see on lennuk, see on Britain Norman Islander. Ta on selline 2-mootoriga. 10 inimest mahub lennukisse, sealhulgas 2 piloodi kohta, kuigi seda lennatakse 1 piloodiga. Ta on toodetud Inglismaal alates 1965. aastast juba ja ta on sellest ajast saadi põhimõtteliselt üsna samaks jäänud. Ehk siis juba algusest peale ideaalne. Ja ta on superlennuk lühikeste radade jaoks, mis ongi saartel on lühikesed rajad ja ta talub päris hästi külgtuult. Et selles suhtes on see lennuk päris hea. Ja see ettevõte, kus ma alustasin, oli Avio OÜ. Nad tegid koostööd ühe Saksa firmaga, kelle lennukid siis Eestis lendasid ja alguses olid ka Saksa piloodid, kes lendasid neid marsruute. Aga siis tahetigi hiljem saada, ega sakslaste polnud ka kerge siin Eestis käia, taheti saada Eesti pilooti. Ja kuna see koostöö oli Saksamaaga, siis ma ei alustanudki lendamist Eestist, vaid suvel, kui ma olin lõpetanud oma lennupraktika, siis ma suundusin kohe Saksamaale ja hakkasin seal intensiivselt lendama. Kas ei kardnud? See ei olnud ohtlik? See on ka nüüd, see on Saksamaal tehtud, mina piloteerin seda lennukit parajasti, et seal on hästi populaarne see, et õhus tehakse pilte, et kuna lennukeid on palju, siis teinekord, kui on võimalus 2 lennukit korraga lendavad, siis keegi teeb jälle pilti, et see on päris lahe. Nii, siin on näidatud marsruut. Ma lendasin Põhjamere ääres, siin kõrval on kohe Holland, meil on selline saarestik. Siis seal on nagu selle maailma peal on näidatud 2 seda lennuvälja, minu oma on Haarle. Seal põhimõtteliselt kodulennuväli, kus ma lendasin ja Vangeroopa saar, mis on kõige paremal pool, siis oli see põhiline marsruut, mida mööda see töö käis. See distants selle Haarle ja Vangeroopa vahel on umbes 8 kilomeetrit. Ehk siis lennuaega teeb 4 minutit. Ja see on Euroopas lühim lennuliin, mis tegutseb aastaringselt. Et seal Šotimaal on veel lühem, seal on kuskil 90 sekundit on lennukestus. Aga see on seal hooajaline. Aga seal on jah aastaringselt ja see lendamine on seal tegelikult väga populaarne. Käib ka praam, aga kuna on tõus ja mõõn, siis praami liiklus on selle võrra takistatud, et kogu aeg ta käia ei saa. Lendamine toimus selliselt väikselt eralennuväljalt. Ja mis on hästi mugav reisijate jaoks, sest kui näiteks Eestis peab lendama kuskile. No Ruhnus näiteks on sedasi, et pool tundi peab kindlasti varem kohal olema. Ja teiste suuremates ettevõtetes või kuskile reisima minna, siis peab tund aega varem kohal olema. Seal oli sedasi, et 15 minutit oli soovituslik, et olge ikka 15 minutit kohal.
et inimesed tulid, ostsid oma pileti, läksid kohe lennukisse, ei mingit turvakontrolli, et selles suhtes hästi kiiresti, hästi mugavasti said teha. See on lennurada. See lennurada on 500 meetrit pikk, mis on üsna lühike. Näiteks tuues võrdluseks Pärnus on nüüd natukene alla 2 kilomeetri. Tallinnas on ligi 3 kilomeetrit raja pikkuseks, et selles suhtes ongi, et need rajad olid seal Saksamaal ka hästi lühikesed. Siin raja, pildi pealt ei tule väga hästi välja, raja ühel poolel on selline suur vall, see on seal Saksamaal, seal Põhjamere ääres rännikud mööda täiesti tavaline asi. See on just selleks kaitseks, et kui tulevad tormituuled, siis vesi tõuseb nii kõrgele, et muidu ta ujutaks kogu selle ala üle. Aga see vall oli muidugi siis faktor, mis mõjutas lendamist ka päris palju. Et kui oli põhjatuul, siis selle valli tuleb tuul, hakkab keerutama, et piloodil oli see päris selline väljakutseks. Aga see on hästi põnev. Kas seal maandumine toimub siis ainult ühes suunas või? Ei, maandumine toimub mõlemas suunas, et see on olenevalt tuulest. Jaa, küültuul on siis, võib mõlemat pidi maanduda, et kuidas parajasti mugavam on. Siis on üks pilt toodud, see on seal Vangerooga saarel. Nagu näha on seal tohutult palju lennukeid. See on täiesti tavaline suvepäev. Lõuna ajal ongi lõunaks tulevad inimesed sinna saare peale puhkama, kohvi jooma. Seal on niimoodi, et 1-3 lennutegevust ei tohi toimuda. Siis on lõunapaus, siis ei ole mingisugust muruniitmist ka seal saare peal. Need peab olema vaikus. Aga kõik need lennukid on samal ajal õhus, kui meie piloodid seal opereerisime. Et selles suhtes oli hästi põnev, et Eestis ma ei kujutaks üldse ette, et sellist asja saaks olla. Et näiteks 4 lennukit on korraga tulemas maanduma. Ja lennujuht, muidu on tavaliselt, et lennujuht juhatab väed kätte, et umbes sina tuled sinna. Lennujuht tegeles parkimisega. Tema on infot, kus on meil vaba plats, et kuhu lennukid peavad parkima. Ja nii palju ta pilootidele ütles, et mis rada, mis tuul. Aga ülejäänud õhus pidi ise vaatama, kuidas hakkama saada, et siis oligi niimoodi, et kuulad. Keegi tuleb, vaatab, nii, näin, seal on, siis kähku kalkuleerid, et kes siis esimene on, siis õigati, mina olen esimene, mina olen teine. Et sellest oli hästi põnev ja ka maanduma tulles oli sageli niimoodi, et vaatad, et üks lennuk on seal eest, sätid ennast enam-vähem niimoodi, et vaatad, et kas ta nüüd jõuab ilusti sealt raja pealt ära või mitte, või siis oligi see, et hõikad, et ma nüüd teen pika maandumise, see tuleb siis kohe järgi, et selline hästi tihe liiklus, et sellest on hästi vahvad. Ükskord oli Eestis niimoodi, et üks lennuk peale minu tuli veel ja siis mind pandi ootama kuskile sinna õhku tiirutama, et selles suhtes seal Saksamaal on nagu see õhuliiklus täiesti teine maailm. Ja rääkides üldse sellest lendamisest ja sellest opereerimisest, et selles suhtes oli seal niimoodi, et 4 minutit lendamist. Ja kuna need saared on hästi populaarsed puhkamiskohad, siis inimesi oli hästi palju. Ja nii, et suvel teinekord oli niimoodi, et 3 meie lennukit oli korraga opereerimas, ehk siis kogu aeg keegi lendab. Et kui muidu selline tavaline reisilennuki piloot saab päevas 2-6 maandumist, siis minu rekord ühel päeval on 34 maandumist. Maandumisi saab seda tõesti väga palju, aga see oli väga selline intensiivne, oligi reisijad peale, pagas peale, lendu, reisijad maha, uued peale, et niimoodi hästi intensiivne. Ja seejuures oli 2 tundi oli päevas pausi, lõunapaus, kus lennutegevust üldse ei toimunud. Et selles on päris põnev. Mida need lennukid kuulusid siis? Mingi firma? Jaa, erafirma. Ehk siis reisija maksab kogu selle piletit. See pilet maksis kuskil 45 €. Lendab üle. Ja seal on need piletihinnad väikesaartel siis riigi poolt toetatud, siis seal reisija ise maksis kogu asja kinni. Ja see oli populaarne, sest ongi väga palju, käisid väikeste lastega, väga palju koertega ja vanad inimesed ja laevareis kestis tund aega versus see 4 minutit, et igal juhul nad olid nõus natukene rohkem maksma ja et saad hästi kiiresti üle. Siis on sul juba kus algab nõus olla. Muidu on seal laevas loksumised ja asjad, et hästi populaarne, et sellest oli põnev. Seal kaardi peal enne oli ka näha, et natuke põhja pool oli üks saar, see on Helgoland.
see koosneb, on 2 saart, see tagumine saar on lennuväli. Või tähendab, seal on lennurada. Seal on 3 lennurada. See on risti, üks on väike. Et see on selline saar, kuhu mina kui siis reisijaid teenindav piloot niisama lennata üldse ei tohigi. Selle jaoks peab olema eraldi treening, eraldi luba. Et niimoodi spontaanselt, et läheks sinna saare peale, et seda ei saagi. Miks see nii on? Sellepärast, et need rajad on seal väga lühikesed, et see pikem rada on 480 meetrit, see lühem rada on 370 meetrit ja see väike rada, seal oli 260 pluss miinus natukene peale meetrit pikk. Selle väikse raja peale pidin juba maaduma ja lisaks on selle raja alguses veel selline vall. Nii et tuleb sinna vallist üle minna ja maaduma, et selles suhtes, et see on selline üsna eriline. Seda rada tavaolukorras üldse ei kasutata, et lihtsalt, et ongi see ettekujutus, et kui lühikese raja peal on suuteline see lennuk maaduma, kui siis see piloot, et selles koostöös. Ja seal oligi niimoodi, et inimesed lähevad päevaks puhkama ja siis on soojad suvepäevad, lennuk on reisijaid täis, näiteks selle väiksema raja peal, see on 2-1 on. Startides oli seal raja lõpus ka jälle selline tore liiva. Teinekord oligi niimoodi, et selline paras adrenaliin ikkagi sealt startida, sest seal lennuk jaksab selle kuuma ilma ja raske reisijatega üle valli või mitte. Teisele poole oli lihtsalt, seal oli veri ja seal ühe raja peal oli sageli külged. Saksamaal on hästi vahva, et need külged rolisid sinna peesitama ja siis on vabandust, seda rada täna ei kasuta, et proovid ise peale maatuma minna. Et selles suhtes oli see Saksamaa selline väga eriline. Aga ma räägin veel Eestist, sest Eestis on ju see põhikoht, kus ma lendan. Teen minu marsruut. Lennuk algavad Pärnust, lennan Ruhnu, Kuressaarde ja õhtul samamoodi läbi Ruhnu Pärnusse tagasi. Esimesed 2 aastat ma lendasin ka Kihnut, kuniks nad Kihnu Virve laeva said. Et siis lõppes see Kihnu lendamine ära. Aga Kihnust ma räägin teile natuke ikkagi. Siin on natuke võib-olla kehvasti aru saada, et Kihnus on see valge koks, see on rada. See on 600 meetrit pikk murukattega. Seal muru alla on pandud selline plastikkate, et muru kasvab sealt läbi. Jube hea silerada, aga drenaaž ei tööta väga hästi seal, mis tähendab seda, et kui on umbes selline ilm, natukene sula, siis koguneb vesi sinna raja peale ja maanduma minnes on seal sopane, libe, nii et need Kihnus, kusjuures Kihnus ka naised olid need põhilised, kes seal toimetasid, tegutsesid, lennuki võttis vastu naistöötaja, kui oli kaubavedu, siis mind lükati eemale. Kihnu naised tulid, vedasid lennuki kaubast tühjaks, et sellest on seal hästi tore. Aga siis ta kogu aeg ütles mulle, sa oled igavene sopapõrsas, sest lennuk tuli maanduma, see esiklaas, kõik soppa täis, ühe korra on olnud nii, et nii libeli, et lennuk läks suure hooga, pidurdasin ja läksin rajalt välja täie hooga, sest lihtsalt nii libeli, mitte midagi näinud. Vähe kogemust oli ka. Et selline natuke selline. Nii, Ruhnu. Kas keegi teist on Ruhnus käinud üldse? Vähemalt keegi on. Et selles on tore, et Ruhnu on... Tegin Aljona asemel. Aljona ei läinud ja meie saime. Et Ruhnu on selline üsna eriline saar, et oma asukoha poolest ongi väga paljud inimesed sinna ei jõua, sest ta on lihtsalt nii kaugel. Suviti see, lennuk lendab Ruhnu oktoobrist aprilli lõpuni. Ülejäänud aeg käib laev. Laev sõidab Ruhnu Pärnus umbes 3 tundi pluss miinus oleneb ilmast. Ja Kuressaarest läheb ta circa 2 tundi. Seevastu lennuk lendab Pärnus ümmarguselt pool tundi ja Kuressaarest 20 minutit. Et selles suhtes on tore, et ruhnulased on lennuki usku inimesed lihtsalt, sest ongi lennuk on niivõrd mugav nende jaoks. Aga see siis on Ruhnu saar. See lennuväli asub seal lõuna pool, kus on väike riba. Ruhnu saar on, ma soovitan, kellel vähegi võimalus on, minge. Seal on väga-väga tore, seal on see Eesti Vali puukirik.
selles mõttes vaatamisväärsusi võib-olla nii palju polegi, aga samas see Võrratu rand, liiv on selline krudisev, nagu lumi, valge liiv. Et ta on siuke natukene nagu paradiisisaar ja sinna minnes ongi niimoodi, et tulebki aeg maha võtta, et ongi siuke nagu mõnusaks puhkuseks. Need inimesed on seal väga toredad, sõbralikud, et see õhkkond, atmosfäär seal on, see on super. Aga see Ruhnu rada on selline paras katsumus. Väga paljud piloodid Eestis ei lenda Ruhnu, sest ta on selline, öeldakse, üsna keeruline. Nimelt on ta 3 otsast piiratud metsaga. Ja siis seal ühel pool on sadam. 600 meetrit jällegi, raja pikkus, selline künkad-mätted. Et on natuke keeruline just, et tulles metsa kohalt, siis peab väga kohe sihtima hakkama, et maanduma. See on ka see plastikkate? See on plastikkate ja muru kasvab läbi, aga see on seal ei ole probleemi kunagi veeloikudega, aga seal ongi need künkad-mätted, et kuidagi see maapind mängib nii väga. Ja siis on seal see, et sageli külgtuul, tulles metsa kohalt, külgtuul tuleb, lennuk rapub, vaatad, kuidas saad sinna maha. Sama on õhkutõusuga, teinekord ongi, et kui metsa poole õhku tõusta, siis tuleb kuskilt 30 kraadi, 40 kraadi jaoks see tuul ja siis ongi see edasi, et mõnikord tõmbab seda lennukit nüüd jõnksakt, need reisijad on seda hoiavad hinge kinni. Midagi hullu, kõike saab tehtud. Miks on Ruhnu rada ka veel selline eriline, et seal ei ole mingit aeda ümber. Võib-olla olete meediast kuulnud, vahepeal oli see suur probleem nende mägiveistega. Õnneks ühtegi minu lendamise ajal sinna raja peale roninud ei ole. Küll nad on seal vaatanud aia taga, et ohoo, lennuk tuleb. Ja seal on kiitsed, rebased, kinnud, et ühe korra ma olen rebase pärast pidanud küll maandumise katkestama ja uuele ringile minema, sest ei lähe eest ära. Ja paar korda on kits niimoodi eest läbi jooksnud, et kas maandumisel või õhkutõusul, et siis ongi see, et jõuab eest ära või ei jõua, et natukene selline ohtlik ütleks, aga pigem hoiavad loomad eemal, et nad kuidagi kuulavad seda lennukit või tajuvad, et siis sellega pole hullu. Siin on ruhlased, neil on tavaks teha hooaja alguses ja hooaja lõpus selline kogunemine. Nad laulavad alati, toovad midagi sellised suupisted ja asju. Me sattusimegi samale peole. Me käisimegi sellel peol. Selles suhtes on hästi tore kogukond ja neid sellised püsielanikke talviti on umbes 60 ringis. Ehk siis tegelikult ongi niimoodi, et need, kes on põhiliselt lendajad, neid ma kõiki tean, nemad kõik teavad mind, et mul oli võimalus eelmine kevad broneerida neid lennureise nendele ruhlastele. Ja siis oligi, numbrid ei ole kõik salvestatud, hääle järgi juba tundsin ära, et lihtsalt ongi, et ma olen reisijatega juba nii harjunud. Ja palju see reis maksab, nagu see pilet maksab? Pärnust on 29 eurot üks ots. Ruhlastel on muidugi soodsam, et nendel on see dotatsioon peal. Ja rääkides siis nagu nendest ruhlastest, et siis juba üleüldse see lendamine, et kui muidu need piloodid on sellised mundris, selline peenvärk, glamuurne nii-öelda, siis ma ise panen ennast natuke viisakamaks riidesse, mul ei ole mingit vormi ega midagi. Kui piloodid tavaliselt harva näevad neid reisijaid, siis mina olen kogu aeg reisijatega kontaktis ja siis näiteks üks juhus oli Kuressaares niimoodi, et kõik reisijad on kohal, ilm on ilus, et lähme. Et ei ole mõtet ju siin oodata, saate koju ära. Ja hõikan, vaatan, et üks reisija puudu, et lähen sinna Kuressaares seal lennujaama kohvikusse ja kuule, lähme. Siis mees ütleb mulle, oota, ma ei ole mõlle ära. et minul on see töö selline. Ja siin on üks pilt, siin on kõrvuti pandud An2 ja minu ega see Dimitri ei olnud? Kuidas? Dimitri ei, Uudo. Mägi Uudo. Mitte niimoodi, ta oli viisakam selles mõttes, kui ta käis lendamas, aga vanasti siis lendas An2 ja nüüd on siis Britten Norman, et runnukad ikka räägivad neid lugusid, et kui minu lennukisse mahub kuni 10 inimest, siis sinna mahtus nii palju kui vaja. Ja veeldi ka kõike, mida vaja, et see minu lennuk on ka niimoodi, et ma ei vea ainult reiseid, vaid ka 2 korda nädalas on kaubalennud. Et veetakse mida iganes, et inimesed
tahavad süüa, nad tahavad remonti teha, ehitada. Et ei ole olnud harv, kus lennuk on põhimõtteliselt maast laeni mingisuguseid laudasid, plaate, ehitusmaterjali täis. Olen lennutanud ka põrsaid, kaanu, mesilasi. Saksamaal hästi populaarne on, ta ei ole populaarne, aga hülgepojad, kes jäävad randa, inimesed käivad uurimas neid, emad jätavad nad sinna laokile ja siis lennutatakse hülgeid sealt ära, siis seal on kuskil eemal on selline hülge, kuidas seda nimetada, nagu hoiukodu või niimoodi, et nad poputavad nad üles, nagu toodudesse tagasi. Jah, nii, lähen edasi. Lendamine kui selline toimub kõik visuaalselt. Näiteks täna ma ei läheks lendama. Täna istuksin ma maas ja naudiksin seda lumesadu. Et kui muidu need reisilennukid ikka lendavad igasuguse ilmaga, udud, vihmad, tormid, siis minu lendamine toimub ainult visuaallennu reeglite järgi, mis tähendab, et peab olema 5 kilomeetrit nähtavust igas suunas. Mitte nagu Saksamaal, seal oli 3 kilomeetrit sellele firmale, need olid eri tingimused, et naerdi seda, et üks pool on sinnapoole, üks pool sinnapoole, 3 on kokku ju. Kui kõrgele sa jõudsid selle 4 minutiga üldse tõusta? Ma lendasin kuskil 150 meetri peale, et ei olnudki rohkem nagu mõtet, et see on selline, ongi minimaalne lennukõrgus ja... Aga Ruhnu ja... Ruhnus on samamoodi, et 5 kilomeetrit peab olema nähtavust ja kõige, pilved peavad olema, ma pean väljaspool pilvi lendama. Et sellist vaadet mul on väga harva. Kui võimalik, siis ma kasutan seda juhust. Siis kui reisijana lähed? Et see on mul enda lennu ajal tehtud pilt. Siin on piisavalt palju auke, et mul peab olema kogu aeg see kontakt maapinnaga. Ma pean nägema maapinda, siis ma tohin lennata ka pealpool pilvi. Ja igatahes jah, tavaliselt ma lendan ikkagi allpool pilvi, et see 150 meetrit maapinnast, et 500 jalga on selline minimaalne lennukõrgus. Et tavaliselt ma lendangi kas siis 150 kuni mõtleme 300 meetrit ja tegelikult maapinnast on selline tavaline kõrgus, kus ma lendan. Aga see seoses ilmaga siis ongi, et see on kõige keerulisem faktor kogu selle lendamise juures, et see tehtud vahetult enne Kuressaarde maandumisest. Siin on natuke hele, aga seal on näha natukene seda tumedat lennurada. See on ainult võib-olla 3/3 lennurajast. Selle lennuraja kohal oli paks lumepilv ja oligi selline minutite küsimus, kas ma jõuan sinna maanduma. Õnneks jõudsin, läksingi niimoodi sinna nagu tunnelisse maanduma. Mõne kuskil 1-2 minuti pärast oli lennuväli suletud, sellepärast, et nii tihe lumesadu tuli peale. Ja selliseid olukordi on nagu väga palju tuleb ette, et eriti ongi see sügise periood ja kevadperiood, kus on hästi palju neid hoogsademeid ja siis tulevad need suured pilvemassiivid. Ja päris täpselt radari alati ei näita ka, need mõnikord on niimoodi, vaatad radari pealt, siin on auk, nüüd lähen laveerin neist ühelt poolt teiselt poolt mööda ja teinekord tulevad nad nii ootamatult, et ei ole ka harv, kui, pigem on harv, aga tuleb mõnikord ette, et ei saagi maanduma, siis tuleb tagasi minna, kus tuleb tulnud. Aga kui tagasi ka ei saa? Lennuväli peab olema. Et selles suhtes jah, et alati on kuskil nagu et kui ma lendan näiteks, ongi Kuressaarde ei saa, siis lähen Ruhnu tagasi. Kui lähen Ruhnust Pärnu poole, siis on alati Kihnu selline varuvariant. Tagasi Ruhnu Pärnusse ei saa, Kuressaarde, Tallinn, Riia isegi, et selles suhtes alati peab olema mingisugune varu. Siin on pinnaudu, tulin maanduma, imeilus päikesepaiste, aga täpselt raja peal oli udu. Aga siis lennuk ütles, et tule, et ei ole hullu midagi, et maandu ära. Nii kui lennuk oli ära maandud, ütles, et ta nägi ainult seda saba otsasse vilkuvat punast tuld lennukit rohkem on näha, et selline paks vatt. Ja siis mõnikord juhtub sedasi, et siin on paks lumesadu. Tuleb maanduma ära ja järsku tuleb lumepilv peale täiesti kinni. Et mis aastal, see oli 2016 näiteks talvel, detsembrikuud, täiesti lootusetu. Läksin Kuressaarde, jõudsin oma ringiga Kuressaarde, ilm läks ära, tuli paks lumesadu peale. Ootasin terve päeva ja lennata ei saanudki. Järgmine päev jõudsin Ruhnu, ilm läks ära, jäin Ruhnu. Siis järgmine päev oli ikka paks udu, pilved madalal, kuskil ei saanud jälle Ruhnus, see oli juba 3. öö.
siis sain Kuressaarde, ilm läks ära. Siis mõtlesime, et hea küll, järgmine päev ka ilma ei ole, jätsin lennuki Kuressaarde ja läksin Pärnusse ära. Tulin 2 päeva pärast tagasi, sain napilt lennuki, tõin otse Kuressaarest Pärnusse, mis nii hakkasin, nii olnudki võimalik Ruhnu minna. Jälle läks ilm ära. Et sellest, et see ilm mängib nagu sellist tohutut rolli, et sellepärast on sageli need saare elanikud ka hädas, et lihtsalt ilma ei ole, neil on söögiga juba päris kriitiline, aga lennukit ei tule, laev ei käi. Et sedasi on. Aga tundub, et piloodi töö on ainult lennata, siis tegelikult see nii üldse ei ole. Et minu tööpäev hakkab hommikul juba sellega, kui ma ärkan ja vaatan aknast välja, kas ma telemasti näen. Pärnus on telemast täpselt minu majast 3 kilomeetrit, et siis on nagu aimu, et kas on nähtavust, kas on pilved madalal, et see annab juba mulle mingisuguse aimu, mis see päev toob. Siis lähen tööle, esimene asi ongi vaatan ilma ära, et kas üldse on lootust see päev lennata ja missugused väljavaated üldse on. Siis on kirjas nota, see on selline asi, et ma vaatan, kas marsruudi peal on mingisuguseid teateid. Mõnikord on need madallennualad, kus need hävitajad ja asjad lendavad, et need on aktiivsed või mis iganes võib seal olla, mingisuguseid märkuseid, mida ma pean teadma. Siis ma annan lennuplaani. See on vajalik selleks, et kui keegi juhuslikult peaks peale minu veel lendama, et siis lennujuhid teavad infot anda või kui midagi juhtub, et siis nemad oskavad käivitada selle otsimise pääste operatsiooni. Siis ma lähen lennuki juurde, vaatan üle kõik visuaalselt, käin põhimõtteliselt jälle lennuki üle, kontrollin palju kütust on, kuigi ma ise tangin seda lennukit ka, siis ikkagi hommikul on see protseduur, et ma vaatan üle, kas on piisavalt kütust, siis me tõmbame lennuki välja, siis vaja mootorid käivitada, soojendada, seal kõik ära kontrollida. Siis selle ajaga on loodetavasti reisijad juba kohale tulnud, on piletid ära müüdud, siis ma pean üle kontrollima need kas kaalud, et see on täiesti kohutav, kui tulevad pühad, siis inimesed tahavad hästi palju asju vedada. Ikka suuremad poes käimised, asjad. Ja siis on nad sageli nii palju pagasid, et lennuk on ülekaalus. Ja siis peab seda ka jälgima, et kuhu kedagi paigutada, kas peab midagi maha jääma, kas saab rohkem asju võtta, seda pean ka mina kontrollima. Ja siis peangi selle kaale tsentreering, et see ongi see, et lennuk ei tohi olla niimoodi, et kõik asjad, rasked asjad on seal tagumises otsas, et tuleb nagu lennuki suhtes ära jaotada. Siis saab alles lendama minna. Ja siis, kui õhtul lennud ära tehtud on, siis ongi vaja lennuk ära tankida, lennuk tagasi lükata sinna kaari, siis on vaja lennuki logiraamat täita, mis tähendab, et ongi, et panen kõik oma lennuk kirja. Lennukitel on oluline teada, kui palju lennutunde ta lennendanud on, et siis saaks neid hoolduseid selle järgi teha. Ja siis paneme enda logiraamatusse kirja ja siis saab tööpäev läbi. Selline pikk protsess. Ja väljakutsed naispiloodina mõtlesin ma siis toon nagu selle ka eraldi välja, et see on selline hea piltlik näide, missugune näeb lennundusmaastik, selle sooline koosseis välja, et see on minu kursus. Ma olin ainus tüdruk seal ja eks ta üldiselt sedasi välja näebki, et eks iga aasta neid tüdrukuid astub lennuakadeemisse sisse, selline 2-3, aga pigem on ikkagi see selline ikka veel meeste maailm. Ja on veel selline iganenud arusaam, et piloot peab olema mees. Et mis mõttes naine, mis mõttes noor naine, et seda ikka veel kohtab, et kujutatakse ette, et piloot peab ikka elukogenud olema. Et isegi noored poisid või mis noored, ikka nad on 20-ndates, et isegi nende peale vaadatakse, et kas sa ikka oskad lennata, tead sa ikka, mida sa teed. Et seda kohtab hästi palju ja siis, et mul on ka olnud niimoodi, või siis on, et sa oled stjuardess, ei, ma olen piloot, et selline kohkumist on nagu olnud. Aga samas on see, et kui kes on ära lendanud minuga, siis on see, et lennata küll, pole hullu midagi. Ja naisena veel võib-olla nagu keeruline on, et üks seal roomab maas, et tahetakse ju perekonda luua. No see tähendab seda, et minu näitena ongi see, et ma lendan üksinda. Mis tähendab seda, et kui ma rasedaks jäin, siis ma ei tohtinud enam üksinda lennata. Rasedana tohib lennata meeskonnana. Ehk siis minul öeldi kohe, et
mine koju nüüd. et hästi vara peab koju jääma tegelikult ja siis ongi, et tahaks ju last kasvatada ja siis on see, et iga aasta tuleb tegelikult teha neid kontrollende, igasuguseid koolitusi ja asju. Et siis see nagu teebki keeruliseks, et praegu on ka, mul on juba päris pikk paus tulnud, et aprillis ma peaksin tegema juba korduslennu, kui ma seda ei tee, siis ma pean lisa neid treeninglende ja asju tegema, et see on kõik nagu teeb vähe keerulisemaks, et meestel ju seda probleemi ei ole, nemad saavad kogu aeg lennata ja just ongi see, et see lennundusmaastik on selline, et eriti Eestis, et ega seda nüüd ettevõtteid, kuhu tööle minna on vähe. Ja sageli ollakse kodust hästi palju eemal, et täiesti tavaline on sedasi, et need graafikud sellised 3 päeva näiteks ollakse kuskil, no ma ei tea, kus iganes, elad seal hotellis ja siis tuled tagasi. See on veel hea meil. Või siis on see, et käid teises riigis, et paljud mu kursusekaaslased läksid Lätti tööle ja siis nad kiitlesid, et et aga ma saan nii palju kodus, 8 päeva kuus kodus. Ma ütlesin, et ma olen iga õhtu kodus. et ongi valiku küsimused, et naisena ikkagi tahetakse rohkem võib-olla, on sellised pereinimesed rohkem võib-olla, et meestel on nagu seal laias maailmas lihtsam. Et need on nagu need põhilised väljakutsed, aga samas ja näiteks kui ma esimest korda kandideerisin tööle, siis oli ka, et ülemus kartis, et no ma ei tea, naine, kas ta saab hakkama, kas ta jaksab, kas ta neid raskeid kotte sinna lennukisse tõsta, aga samas ma endaga sellel teemal rääkinud, sest ta ei kahetse seda. Et tegelikult naised on tublid. Et ongi see, et kuna see eelarvamus võib-olla on nii suur, et kas nad saavad hakkama, siis võib-olla selle võrra pingutatakse rohkem ja tulemused on palju. Ja ma ise loodan niimoodi. Aga kuidas sinu koolikaaslased, kuidas nad võtsid sind vastu, kui sa olid ainuke tüdruk, kas ikka tegid ka nalja või kuidas või toetasid? Või? Ütleme nii, et nad ei teinud mu elu lihtsaks, aga teisest küljest nad olid väga toetavad. Et hästi palju oli sellist lõõpimist ja nalja tegemist, kas siis minu kulul või minuga koos, aga samas nad olid hästi toetavad, et ma tundsin ennast hästi nende seltskonnas. Tegelikult jah, kuidagi see koosseis oli selline mõnus, et mulle väga meeldis seal ka koolis sellel ajal. Aga kuidas sa arvad, et miks just naised nagu ei tulegi tagasi, nad lõpetavad? Me otsisime tegelikult naispiloodi koos Lennuakadeemiaga, mul oli kokkulepe, et nad saadavad meile siin piloodi, naispiloodi ja siis tehnikud ka. Siis tehnikud oli leitud, aga siis nagu ta ei saanud millegi tulla, aga naispiloodi nad ei leidnudki, kuigi. Ja, Eestis neid ikkagi on vähe. Aga jah. Või siis nad ütlesid, et ta lõpetas küll, aga ta vist juba ei tööta. Et ja, ongi... see probleem on ka, et sageli ma just uurisin, et kuidas üldse see praegune olukord töömaailmas on, et kuidas nagu need, kes kevadel lõpetasid, et kuidas nad üldse tööle on saanud, siis nagu on ja nagu ei ole, et see lennundusmaastik on nii muutlik, et üks päev on sind vaja ja teine päev sind jälle ei ole vaja. Juba selle koroonagi nii palju ju, kui lennud ära jäävad. Ja, et ongi see Nordica olukordki, eks ju. Ja tegelikult ennegi, kui mina olin 3. kursusel, äkki, siis oli Estonian Air. Kõik saate tööle, teil pole mingit probleemi, et umbes lõpetage ainult ära, tehke lennud ruttu ära, kohe saate tööle. Üks paar kuud mööda, Estonian Air pankrotis. Mina olin esimene oma kursused, kes tööle sai ja siin läks ligi aasta. Töötasid see Estonian Air? Ei, ma läksingi kohegi sinna Pärnusse piloodiks, et ma olin esimene, kes tööle sai, teistel läks pool aastat, aasta, siis nad hakkasid ka tööle saama. Et see on hästi muutlik, see lennundusmaastik ja väga paljud naispiloodid millegi pärast on läinud lennujuhtideks. Alustavad piloodina ja siis vaatavad, et ma ei tea, kas see töö lihtsalt ei sobi. Võib-olla ongi see sama teema, et ollakse kodust nii palju ära, et valitakse lõpuks see pere. Tähtsam kui see töö, võib-olla on asi selle, ma ei kujuta ette. Aga üldse lennundusest on ka see, et sellest räägitakse vist, ma arvan, et räägitakse ikkagi suhteliselt vähe. Paljud ei julgegi selle peale mõelda, piloodiks, see on nii raske, see on nii keeruline. Siis ma alati mõtlen, et mina sain sellega hakkama. Ma ei tea, ma tunnen, et ma ei olnud selline võib-olla kõige säravam seal õppija koolis, aga kes vähegi pingutab ja tahab, et sellel on võimalik saada, et võib-olla peakski nagu rohkem julgustama. Üleüldse see lennundus tundub nagu nii selline kauge, et kui me vaatame seal Saksamaa, Soome, need riigid, seal on lennukeid, on õhk täis
paljud lendavad, et ei pea olema tohutult rikas, ei pea olema, ma ei teagi, mille taha see jääb, et Eestis kuidagi jah, et see lennundus on kuidagi inimestest veel kaugel, võiks olla lähemal, et oleks palju põnev. Ja aitäh kuulamast! Aga kui te lendamist õpitud, kas langevarjuga hüppamist ka rääkida? Sellepärast, et nii-öelda oma huviks oli see võimalus, et isegi ma mäletan, et käis küsitluse tahete ajama grupi kokku, et lähme hüppame langevarjuga, ma olin oma nime kirja. Too sügis ei see tegemata ja enam pärast ma ei tahtnud ka, sest tegelikult piloot on see, nagu laevakapten, tema on viimane, kes sealt lennukist välja astub. Üheski Šveitsi lennukis ei ole langevarju. Ja, et sellest nagu ei oleks nagu reaalselt kasu sellest langevarju hüppekogemusest. Miks mina olen praegu hüppamata jätnud, sest ma kardangi seda, et aga äkki ma hüppan valesti. Pärast ma kukun oma jala puruks ja siis ma ei saagi oma lennukiga enam lennata. Et jah, see vajalik ei ole see langevarju hüppamise kogemus. Hästi palju räägitakse ju seoses selle nii-öelda piloodiks õppimisega. Väga hea silmanägemine peab olema. Kas siis silmanägemise kontroll on üks oluline? Kontrollitakse silmi. Minu kursusekaaslane... Et mõeldes noorte peale, kellel praegu väga varakult tulevad nutiseadmetest tulenevalt juba prillid või läätsed? Prillidega võib lennata, läätsedega, kes kannab, kas on prilliga, see kannab läätse ka, et läätsedega lennata ei tohi. Peavad olema füüsilised prillid, alati varuprillid ka kaasas. Kui midagi juhtub, et siis ikka näeks, aga ma ei oska peast kahjuks öelda, et mis need kriteeriumid olid, et kui kehvad need silmad võivad olla. Seal on jah oma see, ma olen 16 aastat lennundusest töötanud, aga mitte lennanud, ma olin ground handling, et seal ikka olid minu teada jah, küll piloodid rääkisid, et ma ei tea, vanemad piloodid, ma ei tea, kas ma nüüd läbi saan, et mul on juba silma nägimine. Tervist peab hea olema, et huvitav on see, et hästi palju tegelikult just seal katsete käigus tervisekontrollist langeb ära, et ma ei tea, mis siis peab olema. Et samas on see vererõhkust jah, samas ongi see, et selle kontrollipäeval võib-olla ongi see üks päev, võib-olla on vererõhk kõrge, kui sellest piisab.